Tere tulemast kuulama podcasti Võitlejad. Me oleme jälle tagasi, meil on pikk paus olnud ja me oleme teinud tööd, et see podcast areneks. Nüüd te näete meid kaamerast, ma loodan, et need toimivad. Ja me üritame seda podcasti teha, et see arendaks inimesi. Me teeme seda vabatahtlikult. Ma teen seda kooli kõrvalt. Meil ei ole siin mingit rahasid, nagu te näete, see stuudio on, nagu ta on. Aga me ikka teeme, sest me tahame luua midagi, mida inimesed saaksid kuulata. Me tahame näidata, et on kusagil võimalik tõusta. Täna on minuga mees, kes on mitmekordne Eesti meister, kes on tuntud, eriti Eesti siis võitlusmaastikul, kontaktspordis. Just käinud Abu Dhabis võistlustel, teinud mitu matši järjest. Minu arust üks parim Eesti võitlusportlane. Kui siis kes tahab, kas taiboksi või kickboksi öelda, vahet pole. Minust üks parim Eestis. Minust parimat ei olegi. Selleks meheks on Ott Remmer. Tere tulemast, Ott. Tere. Ott, kui ma ütlen, et sa oled üks Eesti parim, siis mis sa sellest arvad? No, ma arvan, et ma olen üks pikaaegsemaid praegult, kes on võitlusmaastikul, kes on kõige pikemalt nagu olnud. On minust pikemaid ka, aga nad ei tee enam aktiivselt. Ma võin öelda, et ma olen nagu kõige pikemalt ja aktiivsemalt teinud siis praegusel hetkel. Sest sa ju oled tegelenud selle alaga üle 10 aasta juba. Ja 11, 12, ei olegi täpselt tegelikult praegu meeles isegi. 2010, no ütleb 12 saab täis selle aasta lõpuga. Jah, 12. Et kui ma rääkisin sinu, loodan, et see on õige nüüd jutt, et sinu esimene treener oli Andres Eelmäe. Ei, esimene oli Edvin-Erik Kibus. Edvin-Erik Kibus, aga Andres oli sul mitmes treener? Andreas oli, kas just mitmes, temaga me treenisime samal hetkel ka, kui ma Kibusega treenisin. Ja, okay, tegime mingi nädalas, mingi korra tegime trenni, et meil oli nagu kaks erinevat klubi siis nagu omavahel. Ja, okay. Said hästi läbi sõprusklubid nagu ja siis seal, kus ta eelnevalt treener oli. Et no siis see info vastab natuke tööle, et Andres rääkis seda, et kui sa alustasid, siis sul oli selline nagu tahe, nagu jõuda kuhugile või nii, aga kui sa oled juba 12 aastat tegelenud, siis ma tahaks küsida, et miks sa läksid üldse sinna trenni? Alguses läksin täiesti lihtsalt spontaanselt, et tegelikult on võitlusport alati meeldinud, siis läksin lihtsalt trenni mõttes, et võiks õppida boksima ja kuna meeldis ka, siis oligi loogiline valik, et minna ja jalgadega ka, siis taiboks. Aga ühel hetkel see sai nagu, ütleme praktiliselt sinu eluks, sinu karjääriks. Ja see kuidagi läks sujuvalt, mingi hetk hakkasid mõnda trenni andma, üksikut asendama, eks. Siis juba veidi rohkem, sai mõnel võistlusel käidud, läks suht hästi, siis tulid juba tegelikult vähe paremad pakkumised, eks. Siis nende jaoks pidid juba rohkem treenima, tugevamad vastased, siis ta nagu läks järjest ise nagu professionaalsemaks või kõrgetasemiseks. Ütleme, sa oled praegu, ma võiks öelda, et oma parimates sportlas nagu eluaastates. Et öeldakse see 31, ütleme 28 kuni 32 on see parim nagu tippar, mis on, eks ju? No jah, võib-olla jah, siis on füüsis ja mõistus mõlemad on suht küpsed, et ei ole nii, et noorena on see, et on tahet ja jõudu palju, aga võib-olla ei ole vaimselt nii küps. Aga kui sa võrdled nüüd ennast, ütleme siis 8 aastat taguse ajaga, kui sa nüüd läksid alles sinna sporti, siis mis on kõige suurem asi, mis on sinust muutunud? Mitte nagu tehnika poolest ega jõu poolest, vaid nagu mis on selline lähenemine või stiil? Mis on nagu see olnud, mis on võib-olla nüüd siin muutud selles valdkonnas kõige edukamaks? Ma ei tea, see stabiilsus võib-olla ja et nagu stabiilsus pigem et ma olen järjepidevalt teinud seda ja ma ei ole nagu mingitel tagasilöökidel lasknud ennast häirida ja on raskeid perioode olnud, et enamus kuitivad, kui mingid rasked perioodid on. Ja mitte kõik, aga ütleme nii, et pigem, et need oled üle elanud, et tegelikult kogu aeg ei ole ja kõik ju näevad siis, kui on hästi, aga sittasi aega see on ka ikka. Kui ei vitsi trenni teha, läheb kehvasti võistlustel. Mõnikord teed trenni,
täiega pingutad, läheb võistlustel kehvasti, noh, mis sa siis ise mõtled, keegi väga ei taha, mõtled, et oi, nii palju pingutasin, aga tulemus pole see, siis tekivad ikka mingid mõtted, aga noh, eriti kui mingi tähtis võistlus on ka, või noh, kõik on tähtsad, aga ütleme, mõni on ikka selles mõttes sisimas tunne, et see on tähtsam või et siis ikka, aga kui nendest oled üle ja või noh, lased mööda nendel minna ja siis nagu jah, võib-olla see jah. Aga ma mõtlen seda, et nüüd, kui sa, eks ju, alustasid ja sa ütled, et sa nagu, noh, sa ei anna alla, nagu sinu mentaliteet on see, eks ju, siis kuidas nagu, kui ütleme need matšid, mis ei läinud nüüd nii hästi, siis kui palju oli seda, et sind nagu toetati? Ma tean, et väga palju enamustel, näiteks pered või niimoodi, sealt tuleb nagu null toetust, eks ju, et ainult, kes võib-olla ongi, on treenerid ja rohkem ei ole mitte nagu selles spordialas ei ole nagu mitte midagi muud nagu, kes sind toetaks, nagu nendel rasketel aegadel. No ei tea, mul on ikka sõbrad ja nagu noh, erinevad treenerid, kellega ma nagu koostööd teen või treenin ja enda sõbrad, need ei ütle kunagi nagu halvasti, et ütleb muidugi hästi, kõik läheb edasi ja ei ole nagu noh, nad ikka mõtlevad tõsiselt seda, mitte lihtsalt ei ütle suu soojaks, et nüüd on hästi, et pole hullu midagi, eks ju, et tegelikult noh, kõik saavad aru, et kaotada ei ole hea, ükskõik mida sa teed, vahet ei ole, jooksed, ma ei tea, mingit palli, kaotada ikka pole hea. Aga keegi nagu ei vaata viltu või midagi, et kui ei ole kaotajat, siis ei ole võitjat ju. No täpselt, sellega ma nõustun. Aga sul on 40-50 profimatši vahel, kui ma ei eksi? Või on need amatöörid ka sinna siis arvestatud? Tegelikult on amatöörid ka, ma ootan, kui telefonist võin vaadata, mul on ühes kohas mingisugune rekord kirjas. Sest kui ma vaatasin, siis kokku oli äkki mingi 47 matši kokku või 40 midagi. Aga 44, aga võib-olla mul on paar tükki panemata. Ma üritan praegu mingist mõned aastad tagasi proovisin järgi pidama hakata, aga seal võib olla mingi pluss-miinus, ma ei tea, palju fighte võib olla. Aga siin sees on need ka amatöörid ja 32 võitu, 44 ja 32 võitu ja 12 kaotust. No nüüd on 45, see viimane ka ja üks viik ja viimane, 45 on juba ja. Aga see on, noh, ma tegelikult oleks võinud kohe algusest peale hakata kirja panema, kellega tegid, aga no see on tagantjärgi hea mõelda. Sellele nagu ei huvitanud see? Jah, siis oli nagu suva, mõtlesin, mäletan, tegelikult nüüd ei mäleta. Mõtled, mingi 3 aasta taguseidki pead meelde tuletama, et mis see oli, tegelikult ei ole väga kaua aega möödus. Aga kui selle pika karjääri jooksul, mis mul alati meeldib küsida, kas sa mäletad või on sul nagu, mis on kõige valusam kaotus, mis jääb meelde? Tavaliselt on alati vaata nagu mingi üks kaotus, mis lihtsalt kogu aeg jääb kaasa nagu. Võib-olla ühel Explosionil, mingi 2014-15, siis ma kaotasin tehnilise knockoudiga. Ma pole nagu knockoudiga kunagi kaotanud, aga tehnilisega. Selles mõttes omal ajal läksin ära, aga kohtunik arvates ma ei olnud suuteline võitlema rohkem. See oli suke, ma ei tea, võits. Tehnilis knockouti on nagu pigem valusam saada kui lihtsalt knockouti või? Ma ei tea, tervise mõttes võib olla parem. Et kui õigel ajal ära lõpetatakse, sest noh, ma ei tea, parem ikka, mis mõttetu lasta ennast külili lüüa, või noh, selles mõttes kohtunik ikkagi ju ka, kui on professionaalne, siis ta näeb ära. Lõpetab normaalsel hetkel ära, et kui sa näeb, et sa oled ju põhimõtteliselt ei suuda vastupanu enam osutada, siis pole mõtet, eks, et äge vaadata küll, kui keegi ära lüüakse, või noh, selles mõttes no, ikka oodatakse neid lights out KO-sid, aga kui mitte karjääri mõttes, üleüldse mõttes, tervise mõttes on ikka kasulikum see, et heavyweightis ka vaatab boksisse ega ei lasta ju lüüa seal surnuks, et kui näeb, et ta juba tuigub ja 2 kõva pommi pihta saab ja peale seda 8 väga enam adekvaatne ei ole, siis ei ole mõtet tal lasta. Mõtet. No see on hea näide oli Joshua matšiga, vaata, Joshua Ruiz. Täitsa mõtetu on seal, et siis pärast lasta põrandad pühkida. See on mõtetu. Aga kui me räägime, sul on ütleme 40, 40 ringis, eks ju, matše, siis enamus on toimunud, ütleme, Eestis, eks ju. Et kui me vaatame näiteks Michael Asturit, kes käib enamus ajast ainult Euroopas võistlemas, siis tahes tahtmata tekib inimestel küsimus, et aga miks sina ei käi, et miks on nagu sinul jäänud siis ainult Eesti, kas mille taha see jääb? No eks mingid tutvused ja mingid
niisuguse pakkusin ka, mul on tegelikult on küll neid välismaa omasid tulnud, aga mingil hetkel nad olid niisugused, ma ei tea, Eestis nagu olid nagu finantsilises palju paremad pakkumised. Kuigi jah, välismaal tegelikult oleks kasulikum selles mõttes võidelda, et nagu nimi pluss siis võõral pinnal võita on alati parem kui kodus. Kuigi, ma ei tea, Eestis on kõik selles mõttes hästi, et ma tunnen, et muu matside ajal pole vilistatud ja mul on väga head vastased toodud, et selles mõttes ma ei ütle, et midagi nagu tegemata oleks jäänud. Aga kui sa rääkisid finantsiliselt, siis ega ma ütlen sulle ausalt, ma ei ole mitte ühtegi sportlast kuulnud Eestis, kes räägiks natukenegi finantsist, kui suured need summad on. Sest enamus keegi ei taha rääkida, aga ma ei taha ka küsida seda sinu käest, et mis need summad võiksid olla. ma ei tea, kui palju, tegelikult ma tean küll, kui palju mõned saavad ja kui palju, või noh, kes nagu need vähem saavad, umbes, ma ei tea, saavad mõtlen mingi, kes esimesi mingi pro-matsi teevad, need võib-olla saavad mõned 100 eurod. Aga no ma saan veits rohkem ikka ja mitte väga palju, pigem on vähe, aga ütleme 4-kohaline summa ikkagi. Et see, nagu kui vaadata, siis ütleme Eestis see võistlemine on nagu pigem selline nutusem. Ai, no see on igal pool, selles mõttes Eestis tegelikult makstakse isegi suht hästi. Jah, kui me vaatame, kui sa ütleme suur organisatsioonis ei ole, siis sa ei teeni mitte midagi. Ai, no seda muidugi suur organisatsioonis teenivad ka ainult ülemised ju vaata UFCs. Prelim teenib 10 tonni ja ülemine ots kõige ülemine ots teenib 2 miljoni. Päris väiksed käärid on vahel. Ja tegelikult on 2 miljonit, kui me vaatame suurt boksi seda, siis sealt on 20-40 miljonit. See on jah, teine ja selles mõttes mingi boksiga teeniks iga kell rohkem. Kickbox ja see on suht, ma ei tea, kui sa just mingi Badr Hari ei ole, siis jah, aga muidu ei. No, või teenib ikka normaalselt, summasid saab ka teenida, mingid turniirid ja asjad on, et aga ikkagi raskem on küll. No näiteks mingi One Championshipis on tegelikult on juba okei, seal saab vaata seda mingi Fight Night boonust ja mingi 50 tonni pluss siis noh, muidugi jälle samamoodi, ma läheks sinna, ma arvan, esimeste fightidest saakski põhimõtteliselt mitte midagi. Et see on nagu nime peab taha tegema, ma selle haibi taha. Ja ikka muidugi, ilma ei saa midagi. Aga ütleme, Eestis seda haipi väga ei ole ju. Ütleme, Eestis on üldse võistluspordimaastik nagu suhteliselt, ei tahaks öelda nagu kehvas seisus, aga selline hästi nagu vaikne. No ja, alles areneb suht vähe aega olnud ka tegelikult. Alles tulevad ju mingid esimesed mingid noored peale, kes on treeninud mingi 7-aastaselt või niimoodi. Lapsest saadik? Jaa, see on nagu tegelikult ju igal sellel peas spordil on see, et noorte pealt tuleb, mitte täiskasvanute sport, noorte sport peab olema hea. Sealt tuleb ja no meil ju samamoodi, meil on selles mõttes nagu harrastajaid pole nii palju, kui mingi turniir on, siis mingi 1-2 matsi saad teha. Eks, aga ma ei tea, võtab mingid teised riigid, siis on turniirid on ikka mingi 8 matsi ja selles mõttes ei ole, on raske. Muidu on tegelikult okei ju. Harrastajad on küll. Ja harrastajad on palju, lihtsalt neid võistlejaid on vähe. No jah, võistelda on raske ka, keegi ei taha. No seal on ju meeletu töö, Jaa. See peab kogu aeg tegema nagu pidevat tööd, siis sinna sa, ega ringi sa ei lähe niisama nagu lulli lööma. See lähed nagu ikka elu ja surma peale välja. Ja ikka, selles mõttes võitma lähed ikka, vahet ei ole. See on võitma ikka. Muidu kui teise mõttega lähed, siis pole mõtet teha. Seal ei ole midagi mõtet, aga kui sa rääkisid seda, et boksiga vaata teenib rohkem ja niimoodi, siis sa ju alustasid boksiga, kui ma ei alustanud. Ei, ma olen lihtsalt mingi boksimatsi teinud. Sa oled boksimatsi teinud, aga boksi sobi nii palju? Ei, ma ei tea, sobib küll, aga suht raske, ma arvan, et on ümber lüütada või tegelikult ei oleks ka, ma isegi ei tea tegelikult ausalt väljas. Lihtsalt, ma ei tea, Eestis võib-olla boksimatsi on nagu Eestis ei ole väga neid. Tegelikult tehakse, Tallinnas nüüd on üks mingi Warrior Fight, seal nagu nii-öelda saab mingi pro-boksjad saab mingi kasvu, nagu neid tehakse nii-öelda reitingu matse, kus nad saavad nii-öelda koguda endale kogemust ja asja, mis on nagu päris okka, aga ma ei tea, kuidagi on nii läinud see boksi, see nagu promo Eestis on suht kehv pigem. See hakkab alaliidust pihta, võiks öelda. No ja olümpiaboksjad on tegelikult päris head need, kes amatöörid jäävad. Nad nagu jõuavad küll, aga samamoodi täiskasvanu ikka jõuavad või sinna see U40 või mis iganes on seniorid. Täiskasvanute sinna lähevad
klassi lähevad, siis ma ei tea, kaovad ära nagu või siis jah, no eks see ongi see ka vaata, et sul on raha vaja, hakkad tööd tegema ja sa ei jõua niimoodi treenida ja et sul ongi vaja tegelikult, et keegi, kes, ma ei tea, toetab sind, siis ise pead enne, muidugi noh, oleks normaalne, annad trenni kõrvalt, teenid, eks ta jah, sport on vaestele. ja sellega ma nõustun, aga kui sa ütlesid, et trenn on, siis sina oled ka, eks ju, täpselt ma käin sinu alt trennis, siis mida mulle meeldis vaadata, kuna ma tegelikult, sa olidki minu esimene treener, siis sellisema 3-4 aastaga oled sa, eks ju, nagu fighterina meeletult arenenud, aga treenerina ma isegi ütleks, et rohkem kui fighterina. ja ma arvan küll, ei, sellega tuleb ka samamoodi nagu, et kui järjepidevalt teed, sa ise ka vaata ju õpid ja siis samas, kui sa teisi õpetad, siis sa näed enda vigu enne või noh, õpid ise ka nendest asjadest. Et Ott on nagu väga hea treener, ma võiks öelda. Selles mõttes, et on neid treenerid, kes istuvad nurgas ja annavad sulle, noh, tee seda ja tee toda. No, minu arust peaks olema treener see, kes on kogu aeg sinuga nagu kas lapade peal või kogu aeg on nagu kõrval ja õpetab, noh. Ja noh, selles mõttes jah, mingi korduseid ja korduseid lugeda ja aega võtta, noh, seda võib ise ka teha, enne. Jah, see pole vaja maksta treenerile. See on suht mõttetu, jah. Aga sinu mitte viimane, vaid nüüd eelviimane matš, kui ma vist oli eelviimane, kus oli Rauskasega. Oli või, oota. Mul endal ka. Sest viimane oli sul nüüd Abu Dhabis, eks ju? Ja, selles mõttes, ja, ma mõtlesin teistmoodi. Et see oli ju täielik röövimine. Ja. Et sealt tekkis küsimus, et kuidas see eelnevalt, et võiks nagu rääkida, kuidas see võistluse läbirääkimine või kas sul on manager või räägitakse otse sinuga või kuidas see paika läheb? Üldjuhul ikka otse mulle, ma lihtsalt tean neid inimesi, ajapikku oleme nii, et otse mulle, aga ma ikkagi selles mõttes räägin oma treeneritega läbi, et mis ja nii. Ja siis praegult on üks inimene küll, kes nagu veits aitab nagu läbirääkimisi pidada kui vaja. Või noh, ma suudaks ise ka, aga parem on, kui on inimene kui on õige mees. Kui on inimene selle jaoks ja kes räägib igast tingimused läbi ja muidugi eelnevalt kooskõlastab minuga need ja see, ma ei tea, suurepäraselt sobinud praegult. Aga Rauskasega siis see matš, kui nagu rääkida lähemalt, siis esimene raund oli puhta sinu, võiks öelda. Esimene raund sa nagu suutsid nagu valitseda, aga teine raund sa kukkusid kuidagi ära. Ma isegi tegelikult ei mäletanud. Sest esimene raund oli niimoodi, et nagu Rauskas sai haiget, eks ju, aga teine raund, kas sa nagu väsisid kuidagi ära või ma ei tea, mis seal oli, sa nagu seis jäi nagu sealt pärast teist raundi 1-1. Aga kolmas raund oli juba puhta sinu ja ekstra raund oli ka täielikult sinu. No ma ekstra raundiga iseenesest nagu sellega nagu ei olnudki mingi väga vastu välja, et suva, et ekstra raund et kui nad arvasid, et nii, aga ekstra raundi endaga, see oli küll ja seal ma tundsin ise ka, et nagu, et mis asja, seal pole mingit kahtluski, et ma nagu parem olin, et teinekord jah, sa võid nagu alateadlikult ise tunda, et oli parem, aga tegelikult ei olnud. Aga ekstra raundis ja kui ma ise vaatasin ka seda, siis ma ei tea, isegi kõige nagu, kui ma isegi veel nagu tema poolt oleksin ja niimoodi üritasin teda kuidagi panna paremasse valgusse, isegi siis ei suutnud, kuigi ma suudan nagu suht ise leppida küll, kui keegi parem on. Aga see oli silmnähtud, aga mida näiteks King of Kingsi, sa rääkisid kohtunikega ka rääkida või saanud või? Või nagu see oli puhta näha, et kuna Rauskas oli siis see meistri või omanik või champion, et siis see oli nagu selle peale, aga see on nagu natukene, see võtab ju sinult isu ära. No jah, samas ise tead, et võitsid vaata, et siis nagu ei olegi nii halb tunne. Või kui sa tead vaata, et sa olid parem ja teised ka teavad, et sa olid nagu parem. No siis see nagu lohutab nii palju. No jah, videopilt on ka olemas selles mõttes, et kõik ise saavad otsustada, aga kes parem oli, et lõpuks paberi peal on jah see tulemus kirjas, aga Rauskasega pärast rääkisid ka korra või mitte üldse pärast matši? Jaa, mingi paar sõna, ta ise on tegelikult jumala normaalne olnud. Ja ega ta ise läks ka ju ringis kohe ära, ega ta endale ka see otsus ei meeldinud. No ega tema süüdi ei ole ka, et selline otsus oli. No see on ju puhas kohtunike ja nagu ülevalt poolt tulnud otsus. Aga siin on nüüd viimane matš, mis oli Abu Dhabis. Kaotasid kohtunik otsusega 3-0. Ja. Mis seal juhtus?
seal lihtsalt oli tai-boksi reeglid ja ma olen terve tegelikult nüüd, ma ei tea, kõik viimased mingi aastad teinud ju K1 reeglite järgi, kickboksi reeglid. K1, jah. Ja see Abu Dhabis oli üldse tai-boks ja seal on klints on nii oluline ja klintsi ei õpi nii ruttu ära. Klintsi õppimisega läheb korralikult aega. Ja no ma kunagi alustasin ju tai-boksiga, selles mõttes ikka nagu mäletad, aga kui sa seda ei tee, sa oled ikkagi roostes, et see, et ma tean, kuidas seda teha ja niimoodi, või ja mingid põhitõdesid tean seal, aga kui sa ei tee seda korralikult, siis polegi nagu võimalik, et ma suutsin tegelikult seal Abu Dhabis selle vastase ühe korra ilusti nagu virvendama ka lüüa, aga ongi, et ta sai kohe aru, et pole mõtet nagu löökide vahetusse minna, et ainult klintsida ja klintsiga võitis siis ära need 3 raundi? Ja domineeris lihtsalt, pole midagi öelda. Õige, tark. Kuidas seal treeningutega oli, said seal pärast seda matši, kui kaotasid, tegid trenni edasi või oli paus? Ei, kergelt ikka liigutasin nagu, aga pigem võtsin juba rahulikumalt, sest mul oli ju peale see, oligi suur võistlushooaeg ju selja taga, et olingi põhimõtteliselt jaanuaris saati pool aastat järjest põhimõtteliselt nagu võistelnud, et mul olid hästi väikeste vahedega võistlused, see tähendaski seda, et üks võistlus oli ära, said mingi paar päeva puhata ja pidid hakkama uueks valmistuma. Et see keha visitas päris ära. Seal tegid ainult Eesti poisse, Kevin Renno ja nendega trenni või oli seal teisi treenerid ka, kellega said siis teha? Ei, ma tegin ainult omavahel, pigem tegin lõpus lihtsalt mingi kergelt jõukat ja siis mingi lindi peal jooksid, vaata, et lasid mingid muud trenne ka vahele, et vahelduseks, et muidu tuleb lihtsalt vahepeal puhata ja midagi vaheldusrikas teha. Üle ei tohi panna, Jah, just. Mis nüüd nagu edasised plaanid on tuleviku poolest? Sa mõtled täpselt, mis? No ütleme, fightmis poolest sa hakkad sügisel uuesti lähed, eks ju? Ja mul praegu mingi üks matš on tegelikult praegu tõhus veel, või üks. Ma pigem mõtlen seda tuleviku poolest, et kas on mingid tiitli mõtled või kuhugile proovima ka minna nagu suuremat asja? Praegu tegelikult see King of Kingsi tiitli matš nagu see ongi suke lahtine. Et võib-olla on võimalik sinna saada või? Ei, seal on võimalik saada, aga lihtsalt, et kuidas tingimused sobivad. Et seal võidakse väga ebamugavaks sulle teha see kõik? Ei, kohtunikud ja need, aga ma ütlen nagu muud asjad. Rahalised ja sellised? Ja, et need ei ole veel kooskõlas ja kui neid kooskõlla ei saa, siis jah. Siis ei ole mõtet midagi teha? No pigem jah, selles mõttes ainult tiitli pärast või nagu madistada, et siis ma ei tea, lõpuks ikkagi sa kulutad nii palju aega ja et sellest võiks mingi tasu olla ka. Jah, siis mida mõtet on ju kulutada enda aega oma finantsi lihtsalt mingi, mis otseselt pärast sulle tulevikus ei anna enam midagi. Selles mõttes tõesti jah, et muidugi, et teil lahe oleks küll seda, aga määrab lõpuks ikka see, et raha on ikkagi enamus kordadel määrav, kui ma räägin, see ei ole ju nagu selles mõttes jah, mingi suke, ma ei tea, mingi ülielu pakkumine, ta on väga hea, pole nagu oleks üks kõrge samm edasi, aga jah. Kui tulla nüüd natukene siis, kui sa hakkasid karjääris edenema, eks ju, siis mis oli nagu see punkt, kus sa vaatasid, okei, et nüüd lähen ma nagu täielikult profiks ära? Kui sa nagu võtsid selle otsuse vastu, et nüüd ma hakkamegi võistlema ja vaatama, kuidas läheb nagu? Ma isegi ei tea, kuna see oli tegelikult, see läkski täpselt nii sujuvalt, lihtsalt nii sujuvalt läks. See oli lihtsalt nagu raske töö ja järjepidevus ja see viiske? Ja ma räägin mingi, et tulid nagu väga mingid suksed tugevad vastased juba, siis oligi see, et juba tahes-tahtmat sa pidid nagu rohkem treenima ja siis ta sujuvalt läkski sul nagu, et 2 trenni päevas näiteks ja nagu valmistumise hetkel. Ja et ei tee nagu enam nagu selles mõttes niisama trenni, et nii täna lähen boksima, vaid et oli, et teed teadlikult ise jõudu ja vastupidavust ja ma ei tea. Ja tehnikat ja. Kuidas sul treeningud ennem võistlust välja näevad? Teed 2 korda päevas trenni, mis see siis üks on boks ja teine on jõud või?
jah, või siis vastupidavus, jõudu proovin mingi 1-2 korda teha ja ülejäänud mingi jõud ja vastupidavusraal, mingi hiiti, no mingi, ütleme noh, teedki mingi niisuguse ringtreeningu, aga seal on rohkem mingi boksi asjad sees, et ei ole mingisugused lihtsalt lambist mingid kükid ja mingi et rohkem, mis on nagu sellega kombineerida. Jaa, mis on sellega seotud rohkem. Sul muidu on, eks ju, Kristjan Golubkov treener, aga nüüd viimati sa treenisid Tallinnas hästi palju. Ja Tallinnas on lihtsalt vaata palju sparringpartnereid. Ja üritasid seal siis rohkem nagu püstivõitlus arendada või? Jah. No seal on, selles mõttes alati on hea, kui on mingi värskendus vahel ja see, et kui sul on üks põhitreener, see on jumala okei ja peabki olema, kes on üks põhi, aga see kuskil mujal nagu väljas käia treenimus on ka, või noh, mitte sa peakski käima tegelikult, no sparrimas vähemalt väljas. Mingi hetk, kui sul ei ole enam nagu kellega sparrida ja niikuinii, kui sa kogu aeg ühtede saamadega sparrid lõpuks tunnete üksteist läbi lõhki ja nagu ei ole seda arengumomenti või nagu värskendusmomenti, seda peab olema. Aga ka Eestis on, sa oled enamustega läbi sparnid või enamus ju kõike sa tunned? No jah, aga ikkagi seal, ma ei tea, Tallinnas näiteks Garantist on noored poisid, need on väga head. Need kõik on niisugused kiired ja aktiivsed, selles mõttes jõuga võid neil ära teha, aga tehniliselt on kiired ja osavad ja siis on nagu see paneb ennast ka rohkem liigutama teistmoodi nagu kõik. Et kui sina üldse, noh, ma olen ju sinuga ka sparrinud, siis sul on ju väga tegelikult raske leida sellist korralikku sparringupartnerit, kuna sa oled juba nii kõval tasemel. Jah, aga Tallinnas on. No. Ja see, noh, tänu sellele siis ongi see Tallinnas nagu käimine mõttekas, jah? Ja. Ütleme nii, et kui peaks nüüd su see sportlaskarjär läbi saama, siis kas lähed täielikult treeneriametile üle või mõtled, et nüüd on kõik selle spordiga? Ma ei tea, kas täielikult. Pole tegelikult niimoodi mõelnud, täielikult vast ei tea, ei läheks. Või never say never. Võib-olla hakkan tegema seda, mida ma õppisin. Ja sa õppisid? Tervisekaitse spetsialistiks. No töötervishoid ja mis seesugune asi. Kuidas üldse sinna nagu sattusid? Lihtsalt läksin, tundus huvitav ja nagu valikuvariantides, mis ma üldse endale panin. Ja mõtled, ja see on nagu üks võimalus, eks ju? Ja. Kui rääkida nagu siis minna nagu meie Eesti boksist välja, kes on nagu, sa oled ütelnud, et sul ei olegi otsest sellist nagu eeskuju või iidolit, eks ju, et sa oled sina ise. Aga kes on selline fighter, keda sa vaatad ja mõtled, tema pealt on hea õppida? Sa mõtled boksi või kumba? Pole vahet ausalt. No boksis mulle meeldib näiteks Joshua, Usyk. Võib-olla Andy Ruiz meeldib stiililt või natuke rohkem teistest, aga ma ei hakka ise kunagi niimoodi boksima. Selles mõttes mul ei ole mõtet boksida nagu lühike boksija, eks. No, et neid samamoodi mingi Tyson meeldib kõigile, aga ma ei tea, kui sa oled nagu pikemat kasvu, siis milleks on vaja boksida niimoodi, või lähivõitlejana, eks. See ei tule välja, noh? No võib välja tulla, aga pigem kasutada oma pikkust ära ja muid asju, et mulle meeldivad võib-olla siuksed võitlejad, kes minu stiilil on hoopis teist vastandid. Äkki siis Tyson Fury või? Võib-olla või? Jaa, Tyson Fury, jaa, väga, jaa. Aga täpselt mina ei ole selline, sellise stiiliga, boksis on muidugi raske võtta ka, sest et kui käte jalgadega teed, siis niikuinii liikumine ja asjad on nii teised, et kui sul on jalalöögid sees, siis sa sellist nagu liikumist ei tee, nagu boksis on. Ja esiteks vaata, sa ei saa ju nii madalale sukelduda ja sa saad, aga suht ohtlik siis on. Jalg on väga kiire tulema. Et ohtlik on, et teha võidega. Aga Aga kui üldse sinu nagu stiili jälgida, kui räägite stiilist natukene, siis sa oled hästi nagu passiivne, kuni ühel hetkel, kui sa näed, et on võimalus, siis sa lähed hästi ründamiseks peale. Et kus see stiil on tulnud? Vanasti minu arust ei olnud nii palju seda. Vanasti rohkem oligi ainult seda nagu rünnakustiili. Ma ei tea, see tegelikult vist sõltub rohkem vastastes ka. Kuidagi mõnikord on tunned, et olen nagu agressiivsem, teinekord vähe passiivsem. Ma ei teagi, jah, see
sest viimasest 10, okei, 10 on võib-olla viimasest 8 matšist, mis on, ütleme, Eestis toimunud, enamus on lõppenud knockoudiga. jah. Et milles peitub see võlu? Sest ma tean, et kui karjutakse sinu nime välja, siis kõik rahvas vaatab. Siis nad teavad, et siin tuleb raudselt kas knockout või tuleb nagu huvitav nagu kõva nagu poksimine. Võib-olla see ka lihtsalt, et vasakukäeline ja siis pigem füüsilised, ma arvan, et suht selles mõttes jõuga olen päris tugev ikka tegelikult oma kaalu kohta. Et vabalt võiks nagu võib-olla nagu isegi raskemas kaaluga võrrelda ennast. Aga üks klass kõrgemal. Sa olid ju praegu 71 kilos, eks ju, võistled. Aga kunagi sa võistlesid 75 ka või? Ma olen paar matši teinud, lihtsalt mingi eksprompt niimoodi, et aga muidu nagu mingi pidevalt mitte. Need on lihtsalt mingi mingi suht kokkuleppe matšid ja need tüübid on ise ka kellega ma võistelnud olen 75, need on ka tegelikult 71 kilo võitlejad. Aga miks mitte proovida nagu kõrgemasse kaaluklassi minna? Ma ei tea, mingit mõtlesin, aga praegult ikkagi tegelikult isegi viimane see Abu Dhabi kogemus näiteks 71 on ikka minu klass. Abu Dhabis mis kaaluklass? 75. Ja liialt raske siis või? Ma ei tea, võib-olla nagu füüsilise poole pealt ei tundnudki liiga raske, aga tegelikult seal on juba nii palju pikemad esiteks ja ringis olles on nad juba, või see hetk, kui nad ringis on, siis nad on ikkagi tegelikult tunned, et ikka massiivsemad. Aga see ei ole nii määravaks ei saa, kui sa oled ikkagi ise tehniliselt parem, siis nagu see on nii väike erinevus. Hea näide, vaata, Usyk ja see Joshua. Jah, tegid, et tegelikult Usyk ju ei ole ju tegelikult heavyweight. Usyk on mingi 100 kilo juures. Tyson ka kunagi, samamoodi mingi 100 kilo, aga ülihea. Aga mina ei tea, 71 on ikka minu kohal. Et ei ürita rohkem nagu ülespoole minna või? Ma ei tea, ma arvan, et nüüd on juba, ma ei tea, kas hilja, aga ma arvan, et on hilja, vaid sa oleks pidanud juba nagu kunagi nooremana hakkama vaikselt seda kaalu kasutama. Ma suudaks seda, aga ma ei tea, kas see lihasmass nii ruttu eri kasvab. Kvaliteetset massi juurde, et ma võin niisama ennast nagu raskemaks süüa küll, aga kui seda puhast massi ei ole, siis pole kasu seda, eks. Eks kõik löögid lähevad kohe aeglasemaks, siis kõik see tuleb. Jälle jõudu tuleb jälle juurde löökidesse ja igal asjal on oma plussid ja miinused. Aga ma ei tea, see 71 on kuidagi pikkuse, jõu ja kiirusega kõige paremini toimib. Kes, kui 71 kilo ütled, et on nagu kõige parem sulle, siis Eestis, mis sa arvad, kes on kõige, ütleme samas kaaluklassis, siis kõige nagu, ütleme sinu kõrval siis number 2? Ma ei tea, kes praegu 71 väga ei olegi enam kedagi. Et sina nagu valitsedki Eestis seda kaaluklassi? No ma arvan praegu, ma ei taha niimoodi mõelda, et nagu, aga ei, pole kedagi, vaata, Mirko ei tee enam, eks ju. Muidu tema oleks 71. Siis ma mõtlen, kes veel 71 nagu on. Rohkem polegi 71 väga. Ülejäänud on nagu, tead küll, kes on nagu tugev, ala tegi kunagi Makejeviga, minust tava, nüüd on raskem. Eks ta saaks 71 ikka, kui ta tahaks. Jah, ma ei tea, kõik on ikka raskemad. 71 ei ole enam, kuigi see on keskaal, peaks ülipopp olema, aga tundub, et mingi 77 ja see on nüüd palju nagu rohkem populaarsemad. No see 71 on ju vaata meeletu kaaluvõtmine ka, siis kui sa oled ikkagi 74 kilo, siis 73 siis. No veits rohkem ikka mingi 77, 78, ütleme trennid, et siis mingi 76-7 ikka. No ei ole suht vähe ikka pead vahe, 5-6 ei ole palju tegelikult. No kuidas sul kaaluvõtmisega, mis on sinu need pro-tipid, millega sa võtad kaalu? Pro-tipid, sööd korralikult ja lõpus veits veega manipuleerid. Et vesi välja, aga see muud ei olegi, vee arvelt kaotad. Aga ütleme vee arvelt, eks ju, aga sul ei ole olnud, ütleme, seda enne matši sellist tänu vee arvelt siis nagu sellist meeletut väsimus, et me teame, et siin nüüd aasta tagasi sai üks boksi surma, puudu sellepärast võttis meeletut kaalu ja siis, eks ju, vett oli vähe ja siis see andis niivõrd palju tunda. Ja ei, ikka, selles mõttes mina kaotan nii vähe, mul on enam-vähem ikkagi selles mõttes
noh, tervislik ei saa öelda, aga ütleme niimoodi, et ikkagi ma ei tea, rohelise kollase piiri peal see kaalukaotus ma kaotan mingi alla 10% kehakaalust, mingi 7-8, ma ei tea, noh umbes, aga mingi 10 alates või nii on suht sihuke palju juba, noh, kaotatakse isegi rohkem kui 10%, aga no eks ta ikka tõmbab sul mingi uimasemaks ja kui pärast ära korralikult ei taastu sellest kaaluvõtmisest, siis ongi lihtsamalt tulevad knockoutid sulle esiteks, noh, et sa ei pea niimoodi vastu, nagu värskena peaksid vastu, noh, ma ei tea, muud tervisehädad, eks on mingi neerud on kohe esimene asi, mis võivad perse minna. See on suht halb, kui neerud pekki lähevad enne. Sellega ei saa võisteldagi kohe siis. No jaa, aga see ongi selle veega, nagu kui veega manipuleeritu. No jaa, aga see ongi, sa pead näema ise nagu mõistuse piirdes, et see on umbes niimoodi, et kui ma kaalungi praegu mingi 77 kilo, et siis ma ei tea, et ma 65 kilo võistlust, no siis oleks juba, no mitte midagi utoopilist, aga ütleme nii, et oleks päris hull. See oleks väga raske, noh. No UFC-s võistlevad enamus on niimoodi, kes mingi 65 on, need kaalud üle 70 kilone. Aga sul ei ole kunagi olnud ideed proovida MMA-d või? Kui siin UFC-st juttu tuli? Mõelnud olen korraks, aga ma ei tea, pigem olen mõelnud peerknaklit. See sobiks paremini või? Ja maasvõitlus pead õppima, see on nii raske tegelikult. No selles mõttes on tehniline asi, et see on jälle, et seda nagu võib-olla on äkki talenti, peab proovima. Aga muidu selles mõttes on nii tehniline asi, et kui seda üldse ei oska, siis on sama nagu taiboksi, klinč. Klinčida ei oska, siis kotitaksegi see klinčiga läbi, lihtne. Aga mis nüüd on plaanis hakata sul rohkem taiboksi stiilides boksima või ikkagi ka ühe peale jääda või? Pigem ka üks, aga tegelikult võiks taiboksis ka ikka proovida. Aga siis minna ka, ütleme, Eestis kuhugi väljaspoole treeninglaagrisse või? Jaa, võiks küll mingi hetk, aga no peab vaatama praegu, mis olukord maailmas on ja kuhu minna. Finantsiliselt võtab ju treeninglaagrid meeletud summa, siis on ainult tänu sponsoritele või? Sest ega alaliidud väga ei rahasta ju mitte midagi. No pigem ikka ise ja pead ise sõbima endal. Hea, kui on keegi, kes aitab ja kui ei ole, siis pead ise nuputama. Aga no üldjuhul ikka kõigil on, kes kuskil enam-vähem, kuskil käivad, nendel on keegi, kes aitab. Ja siis muidu ei ole võimalik kuidagi. Ja, no kui vanemad ei toeta või mis iganes, kui ei ole võimalust. Kuid kui rääkida nüüd, kui sa praegu mõtled näiteks 5 aasta plaani peale, siis mis sa 5 aastaga tahad saavutada? Just nagu, ütleme, 5 aastaga nii siis võistlusmaastikul, eks ju, kui ka siis väljaspool võistlusmaastikku. Mis on nagu need 5 aasta jooksul, mis on nagu need põhiline? Kui sa 5 aasta pärast näiteks räägid, siis näed, ma tegin 5 aastaga need ära. No spordis võiks saada mingi hea kontrakti, näiteks võistelda kuskil Glooris, Infusionis või One'is. One'is ei ole ka midagi utoopilist saada, lihtsalt. No seal veits loeb see ka, et ikka kui hästi sa müüd ennast, et pole nagu väga, väga utoopiline saada sinna, et juba on nagu lihtsalt ühe korra võiks nagu mingi maailma üks tugevamas sarjas võistelda, oleks hea, et üks asi on see, et tead võistled mingi nagu maailmatasemel vastastega, aga teine asi on nagu mingi maailma tugevas sarjas võistelda enne. Aga ma mõtled seda, et ma arvan, et sa saaksid oma müümisega hästi hakkama. Sest võitleja sa oled väga ja ma isegi kahtleks seda, kui sa peaks minema mingi maailma ütleme, parimatega ja veel mingisse parimasse sarri, siis sa saaks ilusti seal hakkama. Aga seal ongi vist see kõige suurem promovärk. Promo algus pead ikka vaata, ikka tegelikult kuskil silma ja mõttes, nii palju on tegelikult ju neid häid võitlejaid, on tegelikult palju, isegi keda ei tea, kes võiks nagu igal pool on, aga no ongi, sul peab olema keegi, kellel on tutvusi, ega muidu ei saa väga ja pluss siis veits ise ka silma paistama ja tulemused ka, mingisugused tulemused ikka peavad olema, päris nii ei saa, et 0 tulemustega lähed. Et kusagil külavaaris lõid kellegi nokki ja siis lähed, Et mingitel suurematel võistlustel pead ikka võistlenud olema ja mingite nimedega ka vaata, et võib-olla mõnikord ongi, et on
leiaks veel tugevad vastased, aga teinekord on see nõrgemal vastasel nagu parem nimi isegi, et nagu tuntum nimi, et siis jah, UFC-s on hästi näha seda. et kui sul on tuntud nimi, siis nagu see ka, ta teeb sellega matši ja mingid vennad saavad kohe nagu sellega tuntuks, noh. No ega võib-olla sinuga tuligi ka see, kui sa fightisid Romet Rilsoniga. No jah, sealt tuli palju, sest ta ju ei olnud varem kaotanud praktiliselt mitte kellegile. No ta polnud väga vist normaalselt mingi matši teinud ka kellegi normaalse vastasega. Tegelikult selles ei, ta on nagu tubli ja kõik hästi, ei ole midagi halba öelda, aga lihtsalt tuleb alati vaadata, kes kellega nagu matši teinud on, et sest ta oligi ju ma ütlen, et ta need, kellega tegi nõrgad, aga võib-olla teil lihtsalt nii peajagu üle neist kõikidest ta selles mõttes füüsilises mõttes ta ka tugev tegelikult ja võib-olla sellega ta sa lihtsalt olid üle temast, sellel hetkel. Jah, ma isegi ei tea tegelikult, kas ta praegu enam teeb midagi. Kuidagi hästi vaikseks on tema jäänud, jah. Ega Eestis ei olegi väga palju nagu need, kes nagu avalikult nagu oleks pildis hästi palju. No ei ole jah, väga halb promo. Eks see oma eestlaste värk on ka, ega eestlane tahab vaikselt oma asja teha. No põhimõtteliselt ja tegelikult, aga peaks olema ise kogu aeg pildis, siis on nagu sellega sa ju müüd tegelikult. Ja oled nagu inimestel meeles ka vaata, et mitte niimoodi, et sa võid trenni teha ja nii, aga kui sa ennast nagu pildis või, siis tegelikult keegi ei tea ju, unustavadki ära sind lihtsalt. Ja siis kui mingid matšid, et jaa, tema ka on ju. Et no ja ongi see, et nagu ütleme sinul on see, et sina lihtsalt käid hästi palju võistlemas suhteliselt tihti, nüüd eriti viimane mis nüüd, ütleme, hooaeg sai läbi või see võistlusperiood, see oli juba 5 nädalavahetus praktiliselt kogu aeg järjest niimoodi. Mitte 5, ütleme, iga 2 nädalavahetust tagant oli ju matš sul. Ei, natuke rohkem ikka oli vahet, mõtlen, ESA oli, ikka niimoodi, et tegelikult ESA oli veebruari lõpus, teine oli märts oli, ja siis tuli kohe aprill. Ja siis tuli igatahes siuke mingi suht tihti, ütleme. Viimased matšid olid küll mingisugune 3 nädalas vahega. Jah. Aga muidu jah, suht ruttu jah, selles mõttes, et ei olnud suurt vahet. Oligi viimane, minimaalne vahe üldse, mis olla annab. Et väga tegelikult hea ei ole nii tihti panna. See väsitab suht hullult ära ka, No ikka jah, selles mõttes, et sa ikkagi oled sellest režiimis kogu aeg sees. Siis selles ei ole ka nagu mugav olla. Mingi aeg on normaalne, aga siis peab olema sul mingi paus olla vahel jälle, et kogu aeg olla mingis nagu nii-öelda selles mõttes võistlus valmis on ka lollus veits tegelikult, sest siis hakkab mingi hetk juba tulema see langus ka, sest et sa ei saa olla kogu aeg nagu kõige paremas vormis, mingi hetk peab olema laskma ennast nagu veits puhkerežiimi ka, et uuesti areneda. Sest ega Eestis väga ei ole see, et sul helistatakse, öeldes, et kuule 2 nädala pärast on nagu matš, Seda on pigem nagu need, kes alustavad, nendel võib-olla on see rohkem. No jah, neid pro-matse, ikka neid ikka tuleb vaata mingid ootamatu pakkumisi, kui keegi on kuskil vaata vigastada saanud või ma ei tea, haigeks jäänud või midagi, siis ikka neid tuleb, eks, aga isasi kas kui palju vastu võtab, ma olen ka ikka mingid matšid ära öelnud, kui mingi lühike see etteteatamisega. Mõnikord mõtled küll, võiks minna, aga samas mõtled, milleks. Et kui sa oled nagu muidugi jah, nagu treenid, et tunned, et vorm on hea, siis küll, aga kui ongi nagu, et alles oled nagu kergemalt võtnud, et ei ole mingit võistlust olnud, lihtsalt treenida tuleb sul mingi pakkumine, siis jah, see on teeb ikka enesetunde järgi niikuinii, kui tunned ennast hästi, et oled valmis, siis muidugi võib minna, aga parem on ikka, kui on sul mingi 6 aega teada või rohkem, siis on nagu veits mugavam treenida. Sul vist ei ole väga seda, et ütleme, kui on nagu normaalne etteteatamisaega kõik ja tingimused vastavad, et vastase pärast nagu keelduksid või? Siiamaani pole jah, keeldunud. Et võtad nagu kõik ette, et ei ole selline nagu UFC meestel meeldib öelda pussi? Jah, ei, ikka pigem vastu võtnud, jah. Et aga sa võtad kõik vastu, eks ju, ja sa nagu ei karda sa ei karda tegelikult mitte ühtegi fighterit vist või? Ei, kõik kardavad ikka, ma arvan, ma ikka kardan. Selles mõttes nagu ma ei tea, ma nagu kardas nende vastu minna, aga väike mingi adrenaliin ikka on sees, et ma ei tea, mis nüüd või see on normaalne, see on kõigil,
see on kõigil, see on väike hirm või selline on ikka alguses. no jaa, see hoiab sind valvsana õnneks. Kui seda ei oleks, siis oleks nagu psühhopaat, nagu ütles Mike Tyson, see kastamatu ütles omal ajal. Et aga see, need, kes ütlevad, et ei ole, ka need valetavad, et ei ole mingit väikest sukest ärevust või seda, ikka on vahet jälle, kelle vastu matsid, et ikka ennem. See käib sellega kaasas, noh. Ikka muidugi. Sa lähed riskima ikkagi, noh. Aga mingid ei kartma ikka lähed, tead ju, et noh, mis juhtuda võib, et võimalus on mõlemal samasugune. No võib-olla kõige hullemad, mis sul on, kuidas sul praegu on, aga sul vanasti oli kulmuga kogu aeg probleem. Sul kulm läks vaata puru matšidel või kulmu piirkonnast katt tekkis. Jah, mul mingi paar tükki on olnud jah, seal kulmu juures. Aga praegu on, kuidas öelda? Praegult ei ole mingit tükest hullemat midagi olnud. Lihtsalt pigem on mingid jalad on valusad ja käed ja midagi, ma ei tea, mõtlengi viimane tõsisem oligi vist mingi paar aastat tagasi või 2-3 aastat tagasi nukiga, siis kui nukk oli mingi pool aastat katki. No selles mõttes ta ei olnud isegi nagu puru, aga ma ei tea, tal oli mingisugune imelik ja isegi röntgenis ja asjades ei tulnud välja, mis oli, lihtsalt pidi rahu andma. See oli pool aastat pausi või? Ei, ma tegin ikka trenni edasi. Ainult ühe käega? Ja ühe käega pigem, aga oleks õigel ajal puhanud korralikult, oleks kiiremini terveks, ma arvan. Ja eks ma kergelt ikka sain teha sellega, aga noh, ta oli siuke võist tugevamalt lõid andis tunde jälle. Eks võistluse, ütleme need, mida nüüd võistlused, vaid vigastused, eks neid on päris palju, eks ju. Aga mis mida rohkem nagu treenida, hoida seda, ma ei tea, kas sina teed, aga osad teevad nagu vigastuseelset treeningut ka, vaata. Millega hoitakse vigastusi ära. No, ma ei saa aru praegu, mis seda. See, vaata, on, osad sportlased teevad, ongi nagu trenn, mis hoiab vigastusi ära, mis on nagu, ma ei tea, praegu Eestist, kes meil tuleb, Henri Trell kasutab seda, kui ta Saksamaal oli. See ütles, neil oli niimoodi, et neil oli hommikul 1,5 tundi hoidki nii, et nad, ma ei tea, üritasid kõrvu liigutada ja kaelaga mingid harjutused ja sellised asjad. Ma ei isegi kujuta ette tegelikult see, kuidas aitab. Ma pigem mõtlen ise selle, et nagu vigastusi hoiab ära see, et pead ise oma keha tundma ja õppima kuulama, et kui oled väsinud, et siis nagu ei hakkaks üle pingutama, sest et just väsinuna tekivad tegelikult päris palju ja ülekoormusest aina. Tuleb seda tajuda. Ja noh, seda ongi hea lihtne öelda, tuleb tajuda, aga igaüks ise teha. Nagu pigem tunneb aina, kas ta on päriselt väsinud või ta lihtsalt ei viitsi või ta on lihtsalt magamata aina, või ongi treeningutest väsinud, et ei taastu ära enam puhates, eks ju, siis tuleb teha mingi puhkepäevad vahele ja see on tegelikult ju kõige olulisem. Ja. Et sa võid teha trenni nii palju kui tahad, aga kui sa nagu lollisti treenid, siis pole kasu väga. See ei vii kuhugile, teed sellega rohkem kahju, no? No pigem jah, mingi hetk hakkab jah, rohkem kahju tegema, nii-öelda see tugev treening. Et tuleb õigel ajal jah, lõpetada ja alati iga trenni ei pea ennast rihmaks tõmbama, selles mõttes rihmaks, et, no, et ei pea ära niimoodi minema, et sa oled pool surnud. No see on nagu need, kes on mingi 3-4 tundi jõusaalis, no sellel oli pointi, no. Täpselt pointless. 45 minutit kuni 1,5 tundi on piisav. No jah, täpselt teed oma asjad ära ja saad oma laksu kätte. Just. Aga ma küsiksin sinult 2-3 küsimust, mida osad inimesed on nagu tahtnud teada sinult. Siis esimene küsimus, mille ma ei oska, ma arvan, kui keegi minu käest küsiks, ma ei oskaks vastata, on see, et on küsitud, et miks Ott läheb sinna ringi, mis paneb teda sinna ringi minema, et mis paneb teda sinna peksa saama nii, et on nina viltu ja verd lendab. Mis on see, miks sina lähed sinna nagu teise mehega silm sidetu ja ütleme rusikas võistlemana? No eelkõige see, et ikkagi meeldib enne boks. Teine, et selles praegu ma teenin sellega mingit sissetulekut teeks. No, aga pigem kõige enam ongi see, et praegu ma ise tunnen, et ma tahan seda teha, see meeldib mulle, et see on nagu põhiline. Kui ma tunnen, et mul enam see nagu ei paku pinget ja ma ei taha teha või ma ei taha, tunnen, et tervist hakkab liialt mõjutama, siis kõik, siis ma ei tee. Nii kaua, kui ma tunnen, et ma tahan ja jõuan ja
nii, siis ma teen seda. Okei, väga hea vastus. Ja teine oli see, et su treenerid on võistlustel väga lärmakad. Et küsiti, et kas see siin nagu ringis ei sega? Ei sega pigem ei sega. Sellega on nagu harjunud juba. Sest alati, kui sa ringi tuled, siis vahepeal rahvas ootab treeneri rohkem. Jah, ei, see ei sega jah, mitte kuidagi. Või siiamaani pole seganud vähemalt. Et sellega on nagu okei. Aga kui palju sa ringis oled, kui keegi rahvas karjub, et tee seda või tee toda? Kui palju sa kuuled seda või? Vahest arva ikka kuuled mingisuguseid fraase, aga üldjuhul tegelikult sa lülitad, nagu ma ei tea, kas just lülitad välja, aga lihtsalt see kuidagi, ma ei teagi, aga tegelikult see hääl nagu hajub ära enne sinna ringi või siis tõesti suudan ise ennast niimoodi teha, et ma kuulen ümber ringi toimuvat, ma kuulen vahepeal isegi nagu vastase nurka, et kui vastase nurgast öeldakse midagi, mis mulle teha, et vaata, tal on käsi all, siis ma ise tõstan käe ülesse, et vahepeal on mingit sihukese momente isegi olnud. Aga ei, pigem ma ei tea, kas on tõesti see, et nagu see hääl nagu hajub ära, see, mis rahvast tuleb, või siis ongi see, et ise oskad kuidagi välja lülitada, et on see valitud kuulmine, ma ei teagi. Ma arvan, et nii on. Sest vahepeal on lihtsalt rahvast tuleb nagu väga humoorikad laused ja siis ma mõtlen, et kas kuulda ei ole? Seal tuleb ikka alati neid häid soovitusi, kuidas peab poksima. Yeah. See on naljakas alati. Kuule Kott, oli väga meeldiv vestlus, huvitav. Soovin sulle edu tulevikuks ja järgmiseks matšideks. Ja pane võimsalt edasi ja üks, et ma arvan, et tuleb see tiitel ka. Ma arvan ise ka, et tuleb, või mis ma arvan, kindlalt tuleb. Peab tulema. Muidugi. Aitäh sulle. Aitäh.